nagu lubatud. Järgmine vlog on mitte sugugi Eestis. Ma olen omadega Kanadas. Nagu võib ka aimata selle hoopis üldse mitte eestiliku infrastruktuuri järgi. Siin on raske üle tee minna. Ja need tänavad ei ole mõeldud väga vist kõndimiseks. Samas ma ei tea, ma olen siin esimest päeva. Kõik on väga veider. Ja täna ma lähen otsin number 1 toidupoe üles. Number 2 oma päiksekreemi vahe, sest see on kohutavalt palav. Kes oleks võinud arvata, et Kanada on päikselisem kui Eesti? Ma ei tea, minul on saanud alati nagu hästi talvine külm riik tundunud. Ei, see on 30 kraadi. Okei, toidupoes sai käidud, see oli huvitav kogemus. Ma panen oma haulist siia pildi. Number 1, see porgand. Kas te näete seda porgandit? See porgand on massiivne. GMO ilmselt, ma ei tea. Ärge uskuge mind. Number 2. Liha on nii kallis. Nagu... Ma tean, et Eestis on kallis liha. Aga ma ostsin seda kanakintsu. Ja kui teha quick math, siis eurodes oleks selle kilo hind 12. Nii et ma hakkan veits taimetoitlaseks siin. Okei, muidugi ei tule kaasa ka abiks see, et mul oli vaja päiksekreemi. Ja et ma ostsin nii palju toredaid snäkikesi, sest nagu kui ma näen lunchables, kuidas iganes sa seda käänuma peaksid. Muidugi ma ostan seda, ma tahan proovida. Ma tean, et see on halb, aga ma tahan proovida ikka. Mis veel? I don't know. Elame, näeme. Kuna ma siin ilmselgelt ei julgeks sõita ja ma isegi ei tea, kas mul oleks lubatud siin autoga sõita, sest mul ei ole kohaliku juhi luba, siis me lähme bussikaarti otsima ja selle jaoks drug mart. Don't do drugs, kids. Mul on nüüd bussikaart. Veel tähelepanekuid. Siin ei ole ülekäiguradasid märgitud. Ja minu Eesti P-brainile tähendab see seda, et kui maas ei ole sebrat, et siis ma ei tohi sealt üle tee minna. Ja see häirib nii mind kui ka autoga. Mis ma veel olen tähele pannud? Mul on nii raske kohalikest aru saada. Mitte sellepärast, et ma inglise keelt ei oskaks, vaid nad lihtsalt mõmisevad oma ette. Ja mul ei registreeri ära see, mida nad päriselt ütlevad. Ja siis mul on ülirumal tunne, sest ma lihtsalt kogu aeg küsin, et nad kordaksid ennast. Aga see on okei, see on täiega okei. Nagu see siin on kõik, mis on märgistatud. See on nagu kollased need laigud ja see on kõik. Ja siin on järve ja nagu mingit sebratega midagi. Null. Ma kõndisin natuke edasi ja meil on siin nüüd päris mõnda teha. Või noh, midagi naga teha. Aga jah, Ossumaa guugeldasin ja tuleb välja, et see naabruskonnas, kus ma ööbin, on üsna kõrge kuritegevusega. Nii et that's fun. Ilus-hoone on kattenetud. I don't know. Nii, mina proovisin ära oma elu esimese poutiini. See oli päris maitsev. Pilt siia. Ma oleks arvanud, et see juust on rohkem squeaky, nagu meil Eestis see grilljuust on. Ei olnud üldse squeaky. Ma ei tea, võib-olla see on kõige õigem mul. Aga nüüd ma olen jõe ääres ja vaatan ringi. Meil on kohustuslik Starbucks, kui juba välismaal olla. Otsa ma mõtlesin välja.
ma hakkan ütlema, et ma olen Hanna, sest see on number 1 close enough mu päris nimele, et see jääb mulle endale meelde. Ja number 2, et nad oskavad seda kirjutada ja hääldada. Nii et mure murtud. Laboris võib-olla ma ikkagi olen päris nimega. Probably. Eks näis. Drink review maitseb siniselt. Nii et rohkem ei võtaks. Aga ma otsustasin, et ma täna ikkagi ei lähe veel bussiga. Ma ostsin selle bussikaardi ja 24-tunnise pileti, aga see peaks tööle hakkama alles siis, kui ma bussile lähen. Ja mõtlesin, et homme võiks vist loomaaeda minna. Nii et ma kasutan seda homme ära, sest loomaaed on kaugel ja sinna ma ei viitsiks jalutada. Nii et jah, we'll see. Tere hommikust! Ma toon teieni Ego review. See oli üks nendest asjadest, mida ma tegelikult olin üks väiteid, et proovida, sest Pop-Tartsi ma olen varem ka proovinud. Nii et a bone apple tea. I mean, see on hea. Aga of course see on hea, see on magus. Võtsin šokolaaditükkidega variandi. I approve. Ja me oleme omadagi jõudnud loomaaeda. Exciting. Ma pidin bussiga sõitma. Bussisüsteem toimib. Ta ei ole õigel ajal õiges kohas, aga ta toimib. Nii et I guess. Ma tulin siis loomaaeda, eks ole, nagu ma enne juba mainisin. Casual, okei, tegelikult neid pole. Also, piipige mu kõrvalõngaid, väga nõnnud. Fun. Okei, see on päris cool tegelikult. Checkmate liberals. Okei, ma üritan mitte liiga palju filmida dinosauruste osas, aga nagu Tallinna loomaaed could never. See on Tyrannosaurus Rex, obviously. Ta just alles liigutas ka, I swear to God. Any moment now. Okei, fake. Sense my fear. Veel üks epic food review, see on shaved ice. Ma proovisin 2 ampsu ja see on täpselt nii, nagu sa arvad, et see oleks. See on jää, kus on siirup peal. Ma ei tea, mida ma ootasin. Aga sa näed, kuidas see on kõik siirup. Kui ma tagasi Eestisse jõuan, siis ma olen vähemalt 5 kilo raskem. Bet. Cheers! Okei, asjad, mida ma olen veel tähele pannud. Ilmselgelt on igasugune rahvas rohkem suhtlusaltis kui eestlased, aga reaalselt ma olen vähemalt 5 korda öeldud, et mul on ilus juuksevärv. Täna komplimenteeriti mu tätokaid. Okei, mina mõtlesin, et ma värvin juuksed tagasi nagu mingit loomulikku värvi enne kui praktika algab. Aga tundub, et ma jätan vist ikka oma
värvilised värvid alles, sest need meeldivad mulle endale ka rohkem. I can't complain, mulle meeldib. Nüüd ma jalutan kuskile botaanikaeda. Vist pidi olema botaanikaeg. I don't know. See pidi igatahes ilus olema. That's the main point. Ma olen omadega jõudnud Inglise aeda, nii et sellest võib järeldada, et kõik teed viivad tagasi Euroopasse. Väga ilus, väga tore, lõhnab imeliselt. Ja siin on palju turvalisem tunne ka kui seal, kus mina elan. Kahju, et siia saamiseks pidi põhimõtteliselt tunni ajas bussitripi tegema. Nii et juintsam ilussam. Aga imekaunis loodus ja värki. Maps näitas, et nagu relatively lähedal minu ööbimiskohale on Dairy Queen. Nii et ma pidin Blizzardi võtma. Amazing, 10 out of 10. See on sinine ja Supermani tupsis. Amazing. On käes järjekordne päev. No mu õlg on ainult kergelt põlenud, mis on ainult positiivne. Täna number 1 plaan on külastada suurt vaatamisväärsust Walmarti, sest mul ei ole dušikeeli ega šampooni. See oli plaanitud. Ma plaanisingi need siin osta. Number 2. Oh my god. Kiisu. Number 2. Ma proovin jõuksi minna. Kõigepealt ma vaatasin ühte YMCA-d. Aga see on kristlik asutus. Ja minul küll kristlikke trenniriideid ei ole. Nii et nüüd ma proovin, kas Planet Fitness võtab mu vastu niimoodi, et ma saan ainult 1 kuu seal olla. Eks näis. Kui ei saa trenni teha 6 aega, no siis ei saa, I guess. We'll see. Ja siin me oleme Wish Me Luck. Nad tegelikult ei tee mingi 1 kuu membership'e, nii et we'll see. Walmart oli põhimõtteliselt nagu Prisma. Ma ei ole väga impressed sellest. Planet Fitness võttis mind vastu. Yes. Trenn tehtud. Juht pestud. Ma võib-olla tegin siukese kerge Euroopa nudisti lükke, et nagu mina olen harjunud sellega, et ma teen trenni ära, lähen oma kapi juurde, võtan riided ära ja siis jalutan otse duši alla. Aga ma tundub, et siin ei ole see normaalne asi. Nii et järgmine kord teeb vist natuke teistmoodi. Who knows? Samas, ega mina ei häbene. Wild hair, don't care. Tere hommikust. Kell on 7.55, ma olen tegelikult juba 1,5 tundi üleval olnud, sest mu unegraafik on siin veidi teistmoodi. Igatahes, Twinkie review. Ma ei oska isegi öelda midagi. See samal ajal väga magus ja maitsetu. Ma pean siit mööda kõndima. Ja kui päris aus olla, siis ma ei tea, kas ma saan siit mööda kõndida. Sest need haned on
kinda hirmsad ja neil oli paar poega. Me oleme omadega jõudnud Manitoba muuseumisse. Täna oli päris huvitav päev. Ma olin oma elu esimeses autoõnnetuses. Jah, sõideti külje pealt, siis õnneks ei olnud mina absoluutselt sellega seotud. Peale selle, et ma lihtsalt seal autos sees olin. Ja kõik jäid ellu terveks, kõik on korras. Ja täna sai actually laboris ka midagi nagu põnevat vaadata. Nii et järgmisest ajast peaks mul ka olema õigused, et oma kätega labori asju teha. Nii et jah. Tere hommikust vlog. See kell oli kahjuks õige. Ma ärkasin täna hommikul kell 4:30. Sest nuisutama. Tartus on lõunakeskus ka teisel pool linna, on ju. Ma mõtlesin, et no, mis see siin ära ei ole. Et see uisuväljak on teisel pool linna, kuhu mul on plaanis minna. Tund aega. Ma sõidan tund aega sinna bussiga. Ja ma ei soovi väga taksoga minna, sest see oleks mingi 15 € üks ots. Props. Nii et jah, õnneks õues on valge. Nii et üliväsitav ja ma ei jõudnud ikkagi varem magama minna. Ma ei tea, miks ma üldsegi lootsin. Aga ei tulnud välja ja. Oh well. Awesome, good. Järjekordne hommik ärgata kell 4:30. Mu silmad paistas. Anyways, ilmselgelt juba hommikul kell 5 on õues 21 kraadi.
aga ma olen ikka jakiga, sest tuuline on ja mul on selline tunne, et ma olen juba kohalik. Selles mõttes, et 20 kraadi ja mul on pikad püksid ja pikk särk ja kõik. Siin on jääl, kuhu ma jõudmiseks pean tund aega bussiga sõitma. Aga see on nii chill. Okay, fine. Jälle kell 5 hommikul, aga tänane hommik toob endaga kaasa selle, et õhukvaliteet on nii punane, kui saab. Kohe, kui ma õue astusin, siis ma ei tea, kas siit on näha, no ilmselt ei ole, aga kogu see õhk on nagu paksult tossu täis, haiseb, sest kogu see maakond, provints, whatever, osariik, ma ei tea, mis nad nimetavad siin, põleb. Nii et fun. Okei, mitte kogu disclaimer. Minu osa sellest maakonnast ei põle veel. Nii et jah, mida kõike mu vaesed Euroopa kopsud ei peaks kannatama. Still trenni tau. I don't need this. Oh, hey, you go play, you go win. Kell on 1:30. Ma olen 24/7 lahti avatud kasiinos. See on mu esimene kasiino terves mu elus. Ja, ma ei tea. See on lihtsalt see täielik Põhja-Ameerika kogemus. Mul ei ole midagi muud öelda. In the way. Yeah, Helena! Let's go! Oh, that is so good. Oh yeah. That's what I